Sügiskampaania on Michiganis juba alanud. Iisraeli vastane Abdul El-Sayad võitis ja sai osariigi USA senati kohale demokraatide kandidaadiks. Nüüd seisab ta novembris vastamisi vabariiklase Mike Rogersiga võistluses, mida jälgitakse tähelepanelikult ka väljaspool Ameerika Ühendriike. Kuid nagu meie vanem korrespondent Owen Waterman selgitab, Michigani 130 000 juudi jaoks. See on isiklik. Ta lõpetas eelvalimiste kampaania, kus Iisraeli ja juute puudutavad teemad olid keskmes. Ja Tšaa suundub üldvalimistele, kus need teemad jäävad samuti keskmesse. Abdul El-Sayad, värske demokraatliku partei kandidaat Michigani osariigist USA senatisse, edastab juudi valijatele sõnumi. Sügisel. Ja kõigile minu juudi usku õdedele ja vendadele, või ükskõik millise usu või ka usuta inimestele. Ma tahan, et te teaksite seda. Minu pühendumus teie turvalisusele, minu pühendumus juutide turvalisusele on sama tugev kui minu pühendumus oma enda tütarde turvalisusele. Need kommentaarid tulid pärast El-Sayadi nappi, kuid siiski üllatavat võitu teisipäeva õhtul, kus äärmus vasakpoolne kandidaat võitis tsenter vasakpoolset Hailey Stevensit, saades demokraatliku partei nominatsiooni Michigani vaba USA senati koha jaoks. Eelvalimiste kampaania ajal võttis El-Sayid tugevalt Iisraeli vastaseid seisukohti ja ründas Iisraeli-meelset lobi. Üldvalimiste kampaania algab vabariiklase Mike Rogersi vastu ning USA president Donald Trump tajub siin võimalust. Juudi vihkaja ja Iisraeli vihkaja. See mees vihkab juute. Keegi ütles, et see on natuke karm. Ei, ta vihkab juute ja ta vihkab Iisraeli. Abdul El-Sayid. Kas sa usud seda? Michiganis elavate juutide arvamused on nagu alati jagunenud. Mõned neist on vabariiklased, kelle hääled läheksid kaotsi ükskõik millisele demokraatide kandidaadile. Mõnele juudi valijal on Iisraeli küsimus vähem oluline või nad nõustuvad El-Sayidiga. Kui vabariiklastel on õigus, et paljud juudi demokraadid Michiganis ütlevad sotsiaalmeedias, et nad muudavad oma hääletust, sest El-Sayid on kandidaat. El-Sayid vihjab, et tahab need hääled tagasi võita. Küsimus on selles, kui kaugele ta on valmis selle nimel minema. Meiega on nüüd liitunud ameeriklaste ja demokraatide aseesimees Iisraelis Heather Stone, kes liitub meiega Tel Avivist. Heather, tore, et oled meiega siin I24 Newsis. El-Sayedi võit on. See võib olla omane ainult Michiganile, aga Heather, millised on laiemad tagajärjed? Kas see näitab, et demokraatlik partei muutub laiemalt Iisraeli vastaseks? Ma arvan, et El-Sayedi võit Hailey Stevensi üle oli väga napp. See näitab, et Michigani valijaskond oli väga lõhestunud. Küsitlejad ja poliitikavaatlejad ennustasid kõik El-Sayidile suurt võitu, kuid see lihtsalt ei läinud nii. See näitab, et valijaskond ei liigu liikaugele vasakule ja et tema napp võit oli tõepoolest võit, kuid vaid 1 punktiga. Ja see tegelikult ei näita, teate küll seda suurt vasakpööret, mida kõik ennustasid, Hassan Piker ja nii edasi. Nii et ma tõesti arvan, et me ei peaks kiirustama järeldama, et selle põhjal saab midagi ennustada ja me ei tea ka, mis novembris juhtuma hakkab. Samuti tulemused Michiganis teistes ringkondades olid sellised, et mõõdukad demokraadid olid edukad progressiivsete DSA kandidaatide vastu seismisel. Sama ka Missouris, kus Wesley Bell astus vastu Cori Bushile ja Virginias, kus mõõdukad demokraadid olid edukad DSA kandidaatide vastu. Nii et ma ei arva seda. Ma ei arva, et me näeme, et demokraatlik partei liigub täielikult kaugele vasakule. Me näeme, et see toimub mõnes piirkonnas. Ja me näeme, et see toimub ka paremäärmuslaste seas. Nii et see on probleem. See ei ole ainult vasakpoolsete probleem. Kui me nägime mitu aastat tagasi, tundub nii, kus me siis tõmbame piiri Iisraeli õigustatud kriitika ja partei vahel. Demokraatlik, mis võiks muutuda Iisraeli vastaseks? Kus see piir on? Ma arvan, et me näeme, et
Iisraeli ja Iisraeli poliitika kriitika muutub praegu mõlemas parteis, eriti demokraatlikus parteis õigustatud arutelu teemaks. Eriti nooremate demokraatide seas ja mitte ainult valitud ametnike seas, vaid ka valijate hulgas. Ja ma arvan, et Iisrael peab sellele tähelepanu pöörama, kui nad tahavad saada USA valitsuselt kaheparteilist toetust. Ma tean, et peaminister siin on rääkinud sellest, et tahetakse eemalduda USA valitsuse ja sõjalise toetuse saamisest. Ja see võib juhtuda pigem varem kui hiljem, arvestades seda, mis toimub nii vasak kui ka Just nimelt selle Americas. teema jätkuks. El Sayed, tema toetab sõjalise abi täielikku lõpetamist Iisraelile. Kas sellest võiks saada peavoolu demokraatliku partei poliitika järgmistel aastatel? Ma arvan, et see ei ole midagi, mis juhtuks kohe. See on teema, mida tõstatatakse ikka ja jälle. Ja on veel liiga vara öelda, kui edukad vasakäärmuslikud kandidaadid novembris on ning kui tugev nende baas Ameerika Ühendriikides saab olema. Kongressis ja kas neid saab olema rohkem kui praegu on ainult üks senaator, kes on sellel seisukohal, see on Bernie Sanders. Kui Sayed valitakse, siis oleks neid 2. Senator John Fetterman Pennsylvaniast ütleb, et ta lahkuks parteist täielikult, kui demokraadid ametlikult muutuksid Iisraeli vastaseks parteiks. Mida sa sellest punasest joonest arvad? Kas oled ise sellele küsimusele mõelnud? Ameerika demokraadid Iisraelis ei ole tegelikult osa parteist. Me oleme Ameerika Juudi demokraatliku nõukogu sidusorganisatsioon, mis on kooskõlas meie juudi ja demokraatlike väärtustega. Me toetame demokraatlikke kandidaate, kes toetavad tugevat suhet Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ja selle põhjal pakume oma toetust kandidaatidele. Sel põhjusel toetasime Hailey Stevensit Michigani eelvalimistel. Ja me arvame, et demokraatidel on võimalus saavutada senatis enamus teiste osariikide kaudu, mitte Michigani kaudu. Me arvame, et meil on võimalus võiduks Alaska, võib-olla ka Texase ja Iowa kaudu ning teiste osariikide, näiteks Põhja-Carolina kaudu. Hästi, kindlasti on need vahevalimised, mida jälgitakse mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid ka siin Iisraelis. Heather Stone, aitäh, et olite meiega I24 Newsis. Hea meelega, aitäh, et mind kutsusite. Toome selle vestluse nüüd stuudiosse koos meie I24 Newsi vanemkorrespondendi Owen Altermaniga, kes on samuti seda võistlust tähelepanelikult jälginud. Nii et Owen, mida sina sellest kõigest arvad ja kuidas me peaksime seda Iisraelist tajuma, sest lõpuks on see ju Ameerika senati valimisvõistlus? See on Iisraelis palju tähelepanu saanud, Nicole. Iisraelased kipuvad tähelepanu pöörama siis, kui keegi on juba võitnud, kui keegi on ametis. Aga meil on olnud need eelvalimised, mis räägivad meile palju sellest, mis demokraatlikus parteis toimub ja milliste väljakutsetega Iisrael silmitsi seisab. Ja nüüd on meil üldvalimised, mis saavad olema tõeliselt põnevad. Vaata, sul on õigus, see saab tõepoolest palju tähelepanu nii riigi siseselt kui ka rahvusvaheliselt. Olles pärit Michiganist, olles kasvanud üles Detroiti juudi kogukonnas, nagu ma tihti vaatajatele ütlen, keskendun ma siin rohkem isiklikule poolele. Ja mida need umbes 130 000 Michigani juuti, nagu internetis teatatakse, siin tegema hakkavad? Vaata, umbes 1/3 on vabariiklased, kes hääletavad vabariiklase poolt, sõltumata sellest, kes on demokraatide kandidaat. On kindel protsent, oleks huvitav sellele arv panna, kes kas ei ole Iisraeli küsimuses piisavalt huvitatud või võivad tegelikult nõustuda El Sayediga ning oleksid igal juhul tema poolt hääletanud. Aga seal keskel on see kõikuva eelistusega valijate grupp. Ja ma ei tea, kas see on 0,5% kogu valijaskonnast, kes novembris välja tuleb või
0,7% kogu valijaskonnast, kes novembris välja tuleb. Aga need on usutavad numbrid, Nicole. Kõikuva eelistusega valijatest, tegelikest valijatest, kelle hääled on ühel või teisel määral lahtised. Me näeme reaktsiooni, väga emotsionaalset reaktsiooni sotsiaalmeedias inimeste poolt, kes ütlevad kindlalt, et nad hääletavad Mike Rogersi poolt ja Abdul Said on nende hääle kaotanud. Me näeme, et osa inimesi on Abdul El-Sayedi öeldu tõttu häiritud või lausa võõrdunud, kuid on siiski kaldu hääletama tema poolt, sest nad on mures vabariiklaste, Donald Trumpi ja tema liikumise pärast ning kardavad, et Michigan võib olla see osariik, mis annab senati vabariiklastele. Minu jaoks on huvitav jälgida seda ja ma tean, et see kõlab siin täiesti hullumeelselt. 2 päeva pärast eelvalimisi. Mil määral kavatseb Abdul El-Sayed? Kas ta läheb ja proovib tegelikult meid kõikuvaid valijaid enda poole võita, keda annaks tema poole võita? Ja mil määral on kohaliku juudi kogukonna institutsioone, kes on huvitatud kuulamisest? Meil on juba olemas see, millest kirjutas Jewish Insider, osariigi esindaja Noah Arbut, kes on olnud otsustanud ja sihikindlalt võidelnud antisemitismi vastu demokraatlikus parteis. On välja tulnud ja hukka mõistnud Abdullah Saidi, kuid lõpetab oma Facebooki postituse öeldes, et ta peab tulema läbirääkimistele. Nicole, seal on see väike võimalus, et ta saab tulla ja hakata oma seisukohti esitama. Ja Abdullah Saidi seisukohast ütles ta, kutsuge mind ja ma tulen. See tähendab, et kui teie kohalik sünagoog või teie kohalik kogukonnakeskus oleksite valmis mind kutsuma ja lavale panema, ma tulen, kuulan, vaidlen ja saan teile oma seisukohti esitada. Me ei ole veel seal tundub, kumbki pool ei ole, aga huvitav on jälgida valimisi, kus sul on ehkki väike osa valijaskonnast, aga osa, mis nende valimiste kontekstis, Nicole, on ühe teema valijad. Nad on ühe teema valijad. Tegutsemine ühe teema nimel võib mõjutada 10 000 hääli. See võib olla oluline trump väga tasavägistes valimistes. Kas Abdul El-Sayed on valmis tegema seda, mis vaja, et oma seisukohta selles küsimuses pehmendada või mitte? Sest ühelt poolt võiks ta hääli võita. Teiselt poolt, Nicole, mis on nende valimiste teooria? See on establishmenti ja anti-establishmenti vaheline valimine. Nii et kui me pehmendaksime tema seisukohta selles küsimuses, mis on temale omamoodi tunnusmärgiks saanud, kas võtaks temalt ära tema autentsuse sära ja selle šokiväärtuse, mis on ta siiani toonud. Nii et tema jaoks on see huvitav poliitiline kaalutlus ja see võib osutuda huvitavaks poliitiliseks kaalutluseks ka mõne kohaliku kogukonna institutsiooni jaoks. Isegi peavoolu kogukonnas võiks mõni institutsioon olla ahvatletud teda kutsuma ja lavale panema. Kuigi ma arvan, et võib kindlalt öelda, Nicole, et praegu pole keegi veel selles punktis.